Millised otsused tuli enne tarbeaia rajamist vastu võtta? Millised teie ootused tarbeaiale on ja kuidas välja kukkus? Kuidas rajamine käis? See kasti idee oli minule kui laisale inimesele väga nagu taevast kukkunud idee, et Margit on aastaid rääkinud, et peaks nagu laiendama meie väikest aiamaa lappi, mis meil on juba 15 aastat ühe koha peal olnud ja mina olen seda 15 aastat edasi lükanud seda laiendamist, kuna selleks, et siin Vilsandil teha 1 meeter kasti juurde, selleks sa pead käruga käima rannas, tooma seda kompostiks saanud adrut, toota kõikide umbrohtudega siia. Margit tahtiski mingid kaste, me ei teadnud siis veel, et need plastkastid üldse olemas on. Aga siis olen neid vahel teinud ja nad mädanevad ära ja vajuvad laiali ja igavene tüütus on ja ma olen seda õudset mõtet kogu aeg edasi lükanud ja nüüd kui kuulsime, et on selline tore plastkasti lahendus, siis nagu üldse ei kõhelnudki. Ja nüüd, kui me neid näeme, neid kaste, mina olen väga rahul, mulle ei tundu, et nad teeks meie õue kuidagi koledamaks. Nad on konkreetsed ja minu pilgule nad sulanduvad siia sisse. Ja kui on tegemist veel ökoplastikuga, mis on tehtud rämpsust, siis nagu ideeliselt minu peas tundub, et siin on kõik õige. Ma sain praegu aru, kui ma kõrvalt vaatasin, kuidas need peenrad nagu niimoodi valmisid targemate inimeste kaasabil, et nad tulevad isegi rohkem ilusad kui kõigele lisaks, et nad söödavad on, et nad kuidas hakkavad servad õitsema ja keskelt kasvama. Et see oli nagu minu jaoks nagu ootamatu või üllatav, mida ma ei osanud nagu arvata. Aga nüüd siis praktilised ootused sellele tarbeaiale? Kõik on olemas. No päris me nagu suuri talvevarusid ise ei tee, aga see suvelgi meil päris palju rahvast ja lapsed ja üks laps on veel taimetoitlane. Neid taim ikka kulub ja ma arvan, et see nüüd sai küll kõik, mis vähegi sai mõeldud, mahtus neisse kastidesse väga hästi ära. Ja sellise suvise värske köögivilja vajaduse saab ära. Ja kui see muld on hea, et nad tõesti veel kasvavad ka, siis ma usun, et meile piisab sellest. Kas seemne valikust oli mõni köögiviljataim ka üllatav? Jah, oli sigur kui üldse selline, et ma pole elu sees sellist taime maitsnud ega ei teadnud temast küll mitte midagi. Aga nüüd saab ära proovida siguri. Ja mulle meeldis väga spargli mõte, et ma alati olen rõõmus, kui satun restoranis spargli kimbu peale, kui see nüüd peaks omal meil välja tulema, siis ma olen selle üle väga, väga õnnelik. Ja spargel oli minu jaoks selles mõttes üllatav, et ta ei ole üldse 1-aastane taim. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, kas nüüd just sai kohe praegu kõike nii palju, kui just vaja on, aga siis eks elu näitab, ma arvan, et selle aasta proovib ära. Et siis nagu näeb, et mida sai nagu liiga palju võib-olla ja mida sai nagu siis võib-olla vähem. Et saab ju edaspidi natukene teha muutuseid ja korrigeerida, et mida rohkem, mida vähem, aga need ka, mida võib-olla rohkem sai, need on lihtsalt mõni taim võib ju ka lihtsalt ilu pärast kasvada, ei pea kohe kõike ära sööma.